tere! Minu esimene vestluskaaslane Moona. Hästi tugev tunne oli Moonaga vestelda, sest et kuidagi nagu tunnen, et Moonaga on ka selline loodusega ühendus ja selline tunnetus, et kuidagi sinu selle sotsiaalmeedia kanalitest on nagu, et sa tajud ära inimesi, et sinu energia hästi resoneerub mulle meeldib, et sa näitad, kuidas sa oled loodusega ühenduses, kuidas sa läbi looduse lood ja ma hästi austan seda osa sinus ja ma loodan, et me saame täna kuidagi seda teemat siin avada niimoodi, et see jõuaks inimesteni siis kuidagi nad nagu oma hinges ka tunneksid sellist nagu seda kohta, et see avaks neil sellise mingi ruumi, et tekiks selline äratundmine, tekiks arusaamine, et mis see loodusega ühendus nagu kõik meile, mis ressursid seal on. Võib-olla räägime natuke sellest, et kuidas luua seda loodusega ühendust, mis need etapid on, et hästi nagu kuidagi kerge oleks seda nagu vastu võtta ja tekiks selline hea tervik, et inimene peale seda vestlust siis, et tal on selgem pilt, et tal on konkreetsed võib-olla mingid näpunäited või mingid praktikad, kuidas nagu luua seda loodusega ühendust ja siis endasse tulla ja kõike veel seda, et ma tahaks panna fookuse just nagu selle looduse peale, et see on nii oluline teema ja ma tunnen, et teadus kuidagi toob seda ju meile ka mingil määral, on ju, aga teadus toob seda kuidagi läbi teooriate, aga seal ei ole seda inimese enda kogemust taga. Et tihti on just see mõistuse tasandil, aga mina leian, et see loodusega kontakt on tegelikult see, et enda kuidagi nagu läbi enda keha kogemine ja siis, kui sul on see teooria ka, mis siis nagu teadust toob, et siis see saab olla tervik. Aga kuna nagu just, et nagu rohkem inimesteni tuua seda, et mis meie enda kogemused on. Et kas sa kuidagi nagu said seal aru, et nagu mis ma nagu mõtlen, et mul see oleks hästi laiali praegu, aga et kuidagi nagu alustada, on ju, et ma nagu väljendasin, mis ma nagu tahaksin üldse nagu saada sellest vestluselt täna. Jaa, aitäh mind kutsumast. Lõpuks jõudsime siia istuma on ju koos. Jaa, ma saan aru, mida sa mõtled. Sest loodus ongi minu jaoks meie inimesed olemegi osa loodusest. Et see on pandud ikkagi kuidagi moodi eraldi, et kui me guugeldame ka, mis on loodus, siis ta on ikkagi mingine eraldi asi. Loodus on taimed ja maa ja õhk ja vesi ja loomad lähevad võib-olla ka sinna alla, ma ei ole kindel, aga just kui inimest ei ole sinna pandud, on ju. Et inimene ei ole just kui loodus, et on inimene ja siis on loodus. Kaks eraldiseisvat kohta, aga kuidas mina tajun või näen seda või kuidas ma üldse tajun, inimesed räägivad ka näiteks spirituaalsusest või nagu kuidagi rühmitatud inimene, siis on spirituaalsust, mida inimene läheb kogema, siis on nagu loodus, mida inimene läheb kogema, võtma näiteks spirituaalsusest või võtma näiteks loodusest, tarbima. Aga ma näen seda kõike, kogu see inimkeha on osa kõigest. Et ma räägin täiesti enda kogemusest, et ma tajun ja seda, et see mina inimesena olen osa või kuidagi ma olen inimene on lihtsalt mingine tiitel, see keha on mingine nagu asi, mis aitab siis kogeda seda kõike siin ja loodus ja mis ongi nagu looduse osa. Et me läheme lõpuks kõik nii loodusesse. Ja et seda nagu teadvustada, et me tegelikult olemegi loodus. Et mina läbi enda kogemus olen hästi saanud aru, et kui ma hakkasin loodusega ühenduma, siis ma märkasin, et seda rohkem ma sain iseendaga kontakti. Et kuidas sinu kogemus on, kas üleüldse saab olla iseendaga päriselt kontaktis, kui sa ei oska ühendada loodusega või kui sa ei taju ennast osakesena loodusena. Et tegelikult on ju hästi kerge küsimus, et kas ma tajun ennast osakena loodusena. Võib-olla ja kes kuulab või vaatab seda, et võibki küsida, et kuidas tal on see kontakt, kuidas tema näeb vett või pilvi või õhku või maad
või kuidas ta tunneb, et looduses olles, kuidas siis muutub olemine, kas tuleb selgust. Aga mis see küsimus oli? Et kuidas sina nagu tajud, et kas inimene saabki olla päriselt endaga kontaktis, kui ta ei taju ennast osakesena loodusena? Ma ei tea seda, et lihtsalt, et kui ma tajun seda, et enesega kontakt tuleb ikkagi lõdvestuses või lõdvestunud närvisüsteemi ajal. Ehk kui me absoluutselt ei ole lõdvestunud, loodus on minu jaoks number 1 asi, mis aitab lõdvestuda, looduses olev vibratsioon ja ühenduses olek, kas või paljaelu kuskil vee sees olemine, et see vibratsioon, mis on meie ümber, ka mõjutab siis meie keha ja meie olemist ja see siis lõdvestab ja läbi selle lõdvestunud oleku on siis hea olla enesega kontaktis või see taju on enesega suurem. Aga kui me oleme ikkagi nagu linnamüras kogu aeg või sellise nagu liikumisel või väga suure intensiivsusega, et kui kõik käib nagu siuh-sapp igal pool ringi, tuled, muusika, helid, sellised nagu, mis ei ole looduse helid, siis ma usun, et enesega kontakti hoidmine on päris keeruline. Ja ma arvan, et inimesed tegelikult ei teadvustagi, mis nagu, väga paljud ei olegi nagu tajunud seda, et mis see päriselt enesega kontakt on. Et selle jaoks sa pead ikkagi olema mingi teatud aeg ja sa peaksid olema üksinda, mina tajun seda. Sest et kui sul on inimesed ümber, sa võid sinna loodusesse minna, kui sa suhtled just, on ju, et see on seda välist teiste inimeste energiat, et sa ei saa nagu ühenduda päris enda energiaga ja ma enda praktiliste kogemuste pealt olengi näinud, et kui ma lähen metsa, siis tihti ma näen, kuidas ma ei saa ühendust, sest mu nagu mõttetasand on liiga ülekoormatud mingite nagu argipäeva asjadega, et mul on vaja mingi aeg, et ma tajun, et okei, nüüd on see tasand puhas ja siis ma olen nagu sügavamale kukkunud nagu iseendas, et ma saan aru, et okei, nüüd ma suudan vastu võtta või ma suudan, et mul on see ruum, et ma saan nagu tajuda, mis ümber toimub, et ma saan hakata tundma, et mis energia on nagu selline jahe, on ju, see praana, see elujõud, mis seal on, loodusenergia, et see vajab ka nagu mingit sellist nagu aega ja et oleks aega rahuneda. Ja siis ma enda kogemusest võin jagada, et mul oli lihtsalt, ma ei tea, mis kutse mul oli, et ma hakkasin looduses käima igapäevaselt. Ma märkasin, kuidas mul läks silmanägemine paremaks. Ma märkasin, kuidas mu kõrvakuulmine läks paremaks, et nagu reaalselt sellised asjad, et sa hakkad märkama ja siis nagu kuidagi ongi see iseendasse tulemine järjest rohkem ja läbi selle hakkavad ka mingid reaalsed asjad toimuma. Et kuidas sinul on, kuidas sina nagu tunned, et kuidas sa loodusega nagu ühendud, et sa lähed metsa, et kas sul on ka mingid sellised etapid või sa pigem nagu kohe nagu oled sellest nagu osake, et sa tajud ennast sellest osake või sa pead nagu kuidagi nagu ühenduma? Minu jaoks loodusega ühenduses olemine ongi täiesti selline igapäevane olemine. Ma olen loomulikult inimene, noor naisterahvas, kes vahepeal läheb liiga hilja magama, ärkab liiga hilja, ei ole looduse rütmis, söön mingi proteiinibatooni ja mingi e-ained, on ju, et ma kaon siis aina rohkem kontaktist endaga ära ja kehal on paha olla, on ju. Aga igapäevaselt, kuidas ma seda tajun, et mul ei ole otseselt enda peas sükest mõtet, et nüüd ma lähen loodusesse ja mu eesmärk on rohkem, et ma ei tee seda kuidagi teadlikult, et ma iga päev ikkagi käin kuskil, kus on loodus, iga päev puudun puid. Ma igapäevaselt ikkagi üritan looduse kella järgi elada. Et see tähendab ka seda, et ma jälgin seda, et mis ilm on, kas on päikene väljas, kas on vihmane, kas on sumedam päev, et siis ma ei võitle selle loodusele vastu. Et kui on päikseline päev, näiteks pikad päevad, ongi mul rohkem energiat, ka päike on väljas, me saame rohkem energiat. Kui on vihmasem päev ja pilvisem ja ongi pimedamad ajad ja valgust on vähem, siis ongi vaja kehal rohkem puhata. Et ma kuidagi lähtun sellest looduse tsüklist hästi.
ja hästi sellest ka, et hooajaline toit vastavalt sellele, et ma reisin palju, viimased 4 aastat ma olen olnud igal pool, on ju. Ja et ma proovin sellega ka olla loodusega kooskõlas, et ma söön seda hooajalist toitu, et ma ei lähe siin ka loodusele vastu. Et siis keha ka tänab läbi selle tegelikult. Ja aga kui on näiteks, ongi liiga peas olemine tööasjade tõttu, et kui on hästi palju kohustusi, hästi palju asju vaja teha ja liiga peas muretsemised või mis iganes takistused ja väljakutsed elus tulevad, siis esimene asi jah, et lähen loodusesse. Ja seda ei tajugi isegi niimoodi, et ma kõnnin, isegi kui ma olen siin Kadriorus elan, on ju vahepeal, kui ma Eestis olen, siis ma lähen Kadrioru parki, et ma ei pea selleks metsa sõitma. Kes elavad ka linnas, siis me tegelikult on ju puid linnas ja minna kuskile parki ja see tegelikult aitab väga palju juba, et see võtab kuidagi mind siit peast ära ja kuidagi toob energeetilist taset kõrgemaks. Et kui liiga palju ikkagi fookust on pandud elektroonikaasjadele, liiga palju fookust pandud erinevatele inimestele või väljaspoolvad autod, erinevad helid, mis fookus on sinna pandud, energeetiline sagedus läheb madalamaks. Ja ma tajun seda, et kui ma isegi kõnnin seal 30 minutit Kadrioru pargis või siis istun seal mingi puuga, siis mul on mõtted selgemad. Mul justkui kaob nagu mingine see udu ära. Udu peast ära, et ma tunnen, jõuan koju, käin pesus ära, nagu päev hakkas uuesti. Ja nagu selgus tuleb rohkem nagu seda, kuidas see sõna on, nagu ärksus või virksus või mingi selline asi. Et ma tajun seda ka, et siis ongi, kui meil igapäevaselt on ikkagi inimesed käime tööl ja tööl pea läheb uduseks või ongi selline nagu paha olla. Siis ma tajun seda, ma ei tea, kas see on üldse tõde, et see on energeetiline sagedus läheb lihtsalt madalamaks. Mida madalam energeetiline sagedus on, saame toita erinevaid, toidan erinevaid, ma ei tea. Mulle meeldib nende kohta öelda nagu mingi väikene koll siin, et kui mul on näiteks, olen mingites pahades mõtetes ja see tõmbab mind kogu aeg aina rohkem allapoole energeetilisemalt ja kui mida rohkem ma toidan neid mõtteid, siis on siin justkui koll ja ma toidan seda kolli. Ja tema saab sellest nagu toitu. Ehk siis mitte toita neid kolle, kes meid madalamal sagedusele rohkem viivad, siis ma nagu catchin ennast sealt ära ja siis tean, et minnes loodusesse. Ja see parasiitenergia. Jah. Minnes palja elu näiteks muru peal või vette, kas või Pirital seal, et ikka linnast kaugele minema. Täiega. Aga kas sul on kuidagi niimoodi ka, et sa looduses olles, sa ütlesid, et sina lood nagu looduses olemiselt, on ju, et kas sa tajud, et siis sul tulevad nagu mingid teadmised, kuidas sinu kõige suuremad loomised on olnud, et kas sa oled nagu kogenud seda, et sa oledki olnud mingi aeg nagu looduses ja siis sul tulevad mingi teadmine, et nüüd ma pean seda tegema või on sul nagu näppu peale panna, et kuidas sul on tulnud nagu sinu kõige sellised ideed, mis on sinu elu nagu muutnud? Ma ei saa öelda, et see on tulnud looduses, et pigem on mina ise enda elu ikkagi loon läbi enda kehatunnetuse. Ja ma tunnen enda kehas ära, kui miski nagu pitsitab, on ju. Ja kui ma seda ignoreerin, see läheb lihtsalt suuremaks ja siis ma pean midagi tegema. Ja kõik suunad ka, et see on lihtsalt see äratundmine või kuidagi, et see ei ole hirm, vaid see on see tunne, et peab tegema. Et vahepeal küsitakse, okei, kuidas ma nagu, kui mingi uus idee tuleb, et kuidas ma saan aru, et ma peaksin seda tegema, sellepärast, et nii hirmus on. Et kuidas ma siis separate'in või nagu eristan seda hirmu siis lihtsalt sellest sisetundest. Aga minul sellele mingit lihtsat vastust ei ole, ma lihtsalt tajun ära, et kas see on hirm, kas ma ise saboteerin et mugavuses püsida või siis lähen ja teen. Aga looduses olles tuleb alati näiteks, kui on mingine küsimus või kui on mingine segadus
või kui on udune olla, siis loodus aitab saada küsimustele enda seest vastust. Sest ma usun, et ainult lõõgastunud närvisüsteemiga me saame tegelikult adekvaatseid vastuseid. Kas sa oled kunagi nagu konkreetselt nagu puult ka küsinud, et anna mulle vastus või on sul nagu mingi konkreetne oma mingi selline objekt või selline loo koht või kus sa käid? Ei ole? Ma olen hästi selline, võib küll tunduda, et mulle ei meeldi see sõna, võidakse küll öelda nagu, spirituaalne, aga ma olen tegelikult hästi lihtsalt tegutsev inimene. Et ma ei otsi väga selliseid, või ma ei tee väga selliseid asju, mis nõuavad väga palju keerukust. Et ma usaldan üldiselt seda tunnet, mis mul kehasse tuleb ja ma ei tee väga palju mingeid keerukaid asju. Jah. Tead, ma arvan, et see on nagu see ka, et kus me nagu kunagi tulnud oleme, et Monika Palmi juures mina olen käinud õppimas, ma olen väga tänulik sulle, Monika. Nii palju nagu on edasi aidanud mind, et osad ongi nagu loodushaldjad, on ju, et kes tunneb nagu rohkem puudega kontakti ja need ma kunagi ei saanud aru, et telekast vaatan, miks nad ennast puuga seovad, et issand, no ma ei suutnud seda hoomata, sellest mu teadusel ei olnud seda kohta veel, on ju. Ja siis, see tundus täitsa puudud. Aga mul on endal on mingid sellised nagu kogemused, kus ma olen tundnud puude tunnet. Ja seda on antud nagu mulle lihtsalt nagu maitsta, et seda on nagu ära näidatud, et kuidas see nagu toimib. Ma ei ole tol hetkel aru saanud, mis toimus, ma lihtsalt tajusin, et okei, see ei saa praegu olla päris minu nagu tunne, sest see on nagu loogiline. Aga siis ongi vaja sul inimene, kes sind sellest nagu läbi juhatab, et kes on natuke teadlikum selles kohas. Ja mul oli Monika Palm tollel ajal. Ja see oli tegelikult ühekordne selline kogemus ja ma olen nagu tänulik ka, et see on ühekordseks jäänud, et see lihtsalt aitas mul mingi sügavuse avada, aga ma ei tahaks seda kogeda nagu kogu aeg, on ju. Ja ma tunnen kaasa nendele inimestele, kes tegelikult peavad seda kogema, et selles ühiskonnas on päris keeruline nagu toime tulla, et lõpuks ongi see, et kui sa tunned puude tundeid ja puu tahetakse maha võtta, siis aga siis, mis veel nagu, mis võib-olla oleks hea nagu ka tuua siia ruumi, mis ma arvan on hästi oluline, nagu mis minu enda kogemusel ka ma olen õppinud, et minul on olnud ka see etapp, et siis ma olen hakanud ju vastanduma. Et ma olen hakanud tegema pahaks neid inimesi, kes nagu nad ei mõista, mida nad teevad, on ju, ja ma olen hakanud hinnanguid andma. Aga see samas ei vii mitte kuhugile, suures plaanis ma ei loo sellega mitte midagi head, on ju, mis energiat ma loon sellega. Ja siis ja mul oligi see kogemus, et ma tundsin seda ängistust, seda nagu sellist meeleheite tunnet, issand. Ja siis mingi aja pärast oligi seal mingid puud ära märgistatud, on ju. Ja ma ei teadnud, mis teha. Et kas ma nüüd hakkan nagu, kuidas siis edasi minna siit, on ju. Et siis, vaata, mis ma sinule ka kunagi kirjutasin, et kui sa ostsid sinna Hiiumaale, et see ongi see teadlikkus, mida Monika mulle nagu jagas too hetk, et me selle vastandumisega me ei lähe mitte kuhugile, ta ütleski, et iga inimene on nagu oma teaduses just sellel hetkel nagu seal, kus ta on ja teeb nagu neid samme, mida ta oma kõiges paremas tahtmise juures nagu oskab teha. Ja siis nagu ta ütleski, et nagu lihtsalt, et kui sa tunned, et sa nagu tahad midagi teha, et siis lihtsalt ütlegi, et lähed ja kui sa tajud nagu loodusvaima, on ju, saad suhelda puudega, et siis lihtsalt nagu ütlegi, et nad tõmbaks essentsi ja jõu kõik nagu juurtesse, läksid juured pikemaks nagu, et see ei kahjustaks nagu seda metsastruktuuri nii palju tegelikult, on ju.
et ma tunnen, et ma ei suuda hoomata kõike seda, kuidas see tegelikult see süsteem on kõik nagu omavahel seotud, on ju, et kuidas mingi üks on see emapuu seal, on ju, ja kui see puu maha võtta, et kuidas siis kogu mets välja läheb, on ju, et seda ma ei suuda veel hoomata. Aga mina saan teha oma teadlikkuse juures seda, et ma nagu annangi teada austusega, et tõmmake palun essents, et praegu nagu tuleb selline nagu noh, sest kindlasti me saame tegelikult neid jüraskeid ja neid metsahaigusi kuidagi teistmoodi nagu ravida, ütleme siis niimoodi, on ju, ja aidata. Aga noh, praegu meil ei ole seda teadlikkust lihtsalt. Ja ma loodan, et see, mis meil siin praegu vestleme, et see ka ja, nagu meie kogemused ja meie õpitud teadmised nagu aitavad midagi. Ja vaat sa küsisid, et kas ma küsin nagu vastuseid looduselt. Siis ma ei küsi, jah, kui sa küsid hästi huvitav, ma hakkasin mõtlema, et ma tegelikult ei lähe ja ei küsi looduselt midagi. Et ma pigem lähen ja ma räägin loodusega. Ma olen mingi tere, aitäh, et oled siin, mingi paitan ja olen nendega ja räägin, ükskõik kus ma olen, räägin nende puude, räägin lehekestega, räägin taimekestega, ma tajun, et nad on elus. Nad on kõik elus minuga siin ja pigem nad on minu jaoks hästi nunnud ja hästi armsad. Et kui sa räägid ka näiteks puude maha võtmised ja kõik sellised asjad, on ju. Et loomulikult mingil hetkel peab seda tegema, aga mina ei ole veel näiteks enda krundid puid maha võtnud, sest ma ei ole veel jõudnud sinna, nii et kuidas ma seda nüüd tegema hakkan. Et ma ei ole veel seal kohas olnud ja ma jätangi selle sinna kevadeni teadlikult. Ja sellepärast, et vaata võib-olla mingi info jõuab sinu, kus sa tunned, et okei, nüüd ma tean, on ju. Et nüüd mul on selgus, et kuidas või tunned enda sees, on ju. Ja noh, veega samamoodi, et iga kord, kui ma ikkagi surfama lähen, siis ma ütlen tere vesi, aitäh vesi, ole minuga palun pehme. Või siis vahepeal, kui ei ole, siis ma mingi okei, noh, et see loodus ikkagi tegelikult, et selle vastu ei saa. Eriti vesi tegelikult. Et nii head õpetajad on ikkagi kõik looduse elemendid, samuti tuul. Vahepeal ma märkan ennast kui tuul tuleb, ma märkan ennast tajumas näiteks erinevaid lõhnu ja siis ma mingi mis see nagu tõi mulle siia, ma tuli ka naks selle peale. Ja kusjuures ma olen sama, aga kas sa ei ole mõelnud, et siis on nagu keegi vaimuolemused lähedal? Mitte, et kõik vaimuolemused halvad oleks, neid olendeid on nii palju, on ju. Et mina olen enda jaoks nagu noh, läbi oma kogemuste lihtsalt ma olen õppinud ära nagu, et mis need tähendavad, on ju. Vahepeal tunnedki nagu, et kuna ma teen nagu ma teengi sellist tööd ka, et ma nagu vaimulenditega igapäevaselt nagu toimetan, on ju. Läbi käin kongiga nagu inimeste kodutalusid puhastamas ja harmoniseerimas ja ma olen seda läbi oma kogemustega õppinud. Ja siis vahepeal tunnedki, et okei, siin on mingi suitsuais, siis nagu siis vaatad, et okei, kes siin on, on ju. Et nagu läbi lõhnade, et nagu oma kogemustega olen õppinud seda. Et siis sa saad vaata ka küsida endalt, et kes siin lähedal on. Ja eile õhtul ma just tegelikult enne magama minekut tunnetasin hästi palju erinevaid nagu huvitavaid lõhna hästi intensiivselt. Et need lihtsalt tulid kuidagi. Ja see tekitas küll siukse tunne, ei ma tahan tossutada. Tegin, et tossutasin enda toa ära, ma ei viitsi praegu. Ja. Et tahaks magama jääda, vaata, et praegu ärge tulge. Ja praegu täis kuulda. Ja. Mis ma seda tahtsin, mis mulle nagu... Väga huvitav vaata, et sina räägid nagu, vaata, et inimesed nagu räägivad sama asju, on ju, aga et sa koged seda, et sa räägid nagu loodusega, on ju, et mina nagu tunnetan seda, et mida rohkem ma tajun seda, et ma olen loodusega ühenduses, ma ei tea, kuhuni see võib veel minna, on ju, et mingid sammud ma olen teinud, siis loodus hakkabki nagu rääkima vastu. Et lihtsalt nagu, nad on ka nagu teadlikud, on ju, et sul on nagu need tajud rohkem lahti ja siis nad hakkavad sulle nagu ka ennast märku andma. Näiteks, et no lehed säbrisevad, on ju, noh tere, on ju, et kuidagi sellised märgid, on ju, sa tead oma teaduses, et see asi on niimoodi, on ju,
et seal ei olegi nagu väga keerulist juttu, vaid et see ongi, see kõik nagu toimib, et sina räägid samamoodi oma kogemusest, et kuidas tegelikult nagu et see suhtlemine käib, on ju, ja see on nii tavaline. Jah, ongi tavaline tegelikult või selline kuidagi, jah, ma mõtlen seda, et kui ma ei käiks looduses või kui ma ei istuks nende puudega või kui ma ei teeks neid, loomulikult ei tänaks vett või kuud või päikest või õhku või tuld, et iga kord, kui ma teen tuld, ma tänan seda tuld või kõiki neid looduselemente, et kuidas siis oleks? Jaa. Tead, kusjuures ma vist, kas see oli eile õhtul või, ma korraks nagu tajusin, et inimesed on hästi kuidagi, et see täiskuu on hästi intensiivne olnud ja inimesed on isegi vahepeal nagu vaatad, jälgid neid, siis tajud, et see on isegi nagu õelad, on ju. Ja siis ma mõtlesin, aga ise oled ka olnud, et kunagi sellises kohas, on ju. Ja see oli päris raske nagu, aga see oli minu normaalsus. Ja siis ma mõtlesin, et praegu ma ikkagi kogu aeg nagu teen oma energiaga tööd, et siis ma tean, et kui hea võib olla, on ju. Ja see loodusega kontakt ka, et mis kingitused sealt kõik nagu sa nagu et kui palju see tegelikult toetab juba seda, et sa oled nagu nii palju nagu enda, hommikul käid metsas ära, sa oled nii palju rohkem enda keskmes. See ongi see nagu, isegi see terve, mis sa näed, et su silma nägemine läheb paremaks päevaks, on ju. Et minu arust on see nii suur väärtus, see, kuidas sa saad nagu ühenduda, kuidas sa saad nagu reaalselt puuvest tegelikult nagu sa võid küsida ta nii selgelt vastab, et see kõik on meil siinsamas, aga miks me nagu seda ei kasuta. Ja et isegi nagu et praegu siin on selline neutraalne ruum, et need inimesed, kes nagu jõuavad seda kuulama, eks nad siis võtavad seda vastu. Nii nagu nad sel hetkel nagu tunnevad seda. Aga tihti on see, et ma proovin nagu inimestele nagu rääkida, et aga kuidagi võtta ongi seda, et ei ole seda närvisüsteem, ei ole nii rahulik, seda mõttemüra on nii palju, et ei suudeta vastu võtta. Ja kuidagi, et nagu... Tead, mis ma usun ka või? Ma usun seda, et kõik inimesed, kes on valmis mingisuguseks informatsiooniks, siis nad jõuavad selleni ise. Et ma usun hästi seda ka, et mingid inimesed minu juurde üldse ei jõuagi. Sest neil on hoopis teine tee. Ükskõik mida ma teen, kas siis mokafit või siis mu enda retriidid, kus ma siis teen erinevaid asju. Või mitte mina ei tee, vaid tegelikult see on koos loome. Aga ma usun, et inimesed, see on igas asjas elus minu meelest niimoodi, et oletame, ma toon mingi täiesti suvalise näite. Oletame, et emal on mingi jõhkralt halb harjumus, on ju. Jõhkralt halb, sa armastad enda ema nii hullult. Ja sa üritad talle selgeks teha lihtsalt. Nagu mine sinna, tee seda hingamist ja tee seda, on ju. Ema on jumala suva, mitte midagi ei tee. Ja siis sa nagu paned enda energiat sinna, et midagi kellelegi selgeks teha. Ja mitte midagi ei juhtu. Ja siis 3 aasta pärast see ema ärkab ülesse ja hakkab ise neid asju tegema. Ja siis räägib, oletame tütrele, et tead, ma leidsin siukse asja ja see on täiega hea. Ja siis see tütar, mida ma rääkisin sulle 3 aastat tagasi juba. Ei rääkinud. Aga seda mäletad, sa rääkisid või tavaliselt on niimoodi, et ei mäleta ka? Võimalik, ei, see pole minu kogemus. Okay. See on nagu kogemus, see on lihtsalt näide. Aga see on lihtsalt näide sellepärast, et sa ütlesid ka, et tahaks inimestele nagu rääkida, siis, aga äkki see inimene, ta ei ole valmis vastu võtma. Ta ei ole ka tema teema. Jumala fine. Ja äkki 5 aasta pärast on, äkki kunagi ei ole. Vaata, et ma usun, et üks siuke äge asi, mida me saame teha tegelikult, on kehastuda. Mul on see mingi selle aasta teema. Kehastuda ja
ja enda vibratsiooni hoida ja tõsta. Ja kõik, kes tulevad ise, nemad saavad seda, mida neil vaja on. Nagu sinu jagamistest ka vaata või minu jagamistest. Sinu energiast ja see hakkab muutma, see hakkab tervendama. Aga kui mina enda energiaga lähen nagu tõusen püsti ja ütleme, räägin vaata mingi sellele nagu ise lähen ja annan, siis ma arvan, et mingi 70% need oleks, mida sa üldse, ma ei taha seda. Kuidagi see toimib, jah, et ma ise olen endale pannud ka sellise nagu taotluse või sellise asja ellu, et minuni jõuavad inimesed, kellel on mind vaja. Ja kellel mind ei ole vaja, nad ei jõuagi minuni. Minu infot või minu mingisugust midagi nagu minust. Ja. Ma ei teagi, kuidas me siia jõudsime. Ja taotluse jõud. On küll see koht nagu on ka mul läbi käinud sel aastal ja tegelikult ma tunnen ka, et see ongi see, et meie oma eeskujuga ja meie oma energiaga tegelikult muudame kõige rohkem ja me ei saa minna teise inimese ruumi, et hakata midagi muutma, kui tema jaoks on see fine. Aga samas ma nagu tajun ka seda, et on mingid inimesed, kellel on vaja natukene nagu toetust. Neil on see, et nad võib-olla on kusagile juba jõudnud, aga nagu meiega siin räägime, võib-olla on palju inimesi, kes tegelikult on midagi kogenud, aga nad mõtlevad, nad kujutavad ette, sest mina olen ju aastaid nagu ma kujutan ette sellepärast, et mul näidati mingite jagamiste peale niimoodi. Ja siis panedki ennast kinni, et ju siis nagu et okei, ma kujutasin ette, aga võib-olla see, et me siin nagu jagame neid nagu looduse kogemusigi, et mis kõik võimalik on kellegile ka selliseks nagu avanemiseks, usaldamiseks, sest ehk on see, et kui sa nagu usaldad seda, et see, mida ma kogen ja läbi teiste kogemuste kuuled, et keegi on veel midagi sellist kogenud ja igal ühel on meil individuaalne kogemine, keegi võib-olla meil sügavamaid kogemusi saanud siis see avab mingi selle usalduse enda vastu ja nagu selle enda vastuvõtmine ka, et minu arust on nii raske, kui sulle öeldakse, et sa selle kõikide oma tajudega oled nagu vale. Et hästi palju tegelikult ma ei kujuta ette üldse, mis meie inimestena nagu võimelised olema on. Et eks see ongi kehane ja meelele palun hästi rahulikult, me kasutame nii väikest osa, mida me tegelikult saame nagu kasutada. Mul oli teiega siin see suve lõpp, siin augustikuus oligi selline kogemus, et kus ma lihtsalt pidin kasutama oma keha niimoodi, et ma meelt ei kasutanud, et meele pidin eest ära võtmas nii-öelda aega lihtsalt selle ohverdamiseks ja siis ma nägin seda nagu, et ma tegin nagu mingi kogemuse läbi ja ma ei teadvustanud seda ja pärast tuli mul see nagu info järgi, et ongi see meel on ees. Meel on ees oma uskumustega, oma hirmudega, oma nagu mingi piiravate selliste nagu mis nagu pitsitab kinni, et ei saa nagu, et isegi nagu ma ise tunnen ka, et mingid sellised suured sammud teed, keha nagu ei ole harjunud, keha jaoks on see nagu mingi uus programm, tema tahab olla seal mugavuses et tahab tagasi tõmmata, kuidas sa siis lähed ja kuidas sa siis hoiad seda ohjes kõik. Et jah, siin me vist juba läheme kusagile mujale teemasse. Ei, aga väga hea teema. Tegelikult see meele teema, et tihti meel on takistus. Ja siis on tegelikult ka keha takistus. Aga hing sees on mingi, lähme. Ta näitab igat moodi seda, näiteks kas mingi tundega, sisetundega, unenägudega, annab märku mingi inimene, kuulamata. Ja siis on vanad mustrid seal nagu peas ja mõtlevad ja analüüsivad ja meelele on uus nii raske. Olen isegi veid läbi selliseid kohti, kus meelele lihtsalt nii raske uut vastu võtta. Nii raske, aga juba hing juba ammu on nagu valmis edasi liikuma. Kuhu iganes suunas ja siis teeb see võitlus ja siis on paha olla. Jaa, aga kuidas sa siis sellest läbi tuled?
et kui see nagu ongi see, et esiteks no kehatasand hakkab ka ju nagu täiesti reageerima. Et kuidas, kas sul läheb siis nagu mingi aeg või kuidas sa tuled sellest läbi siis, et see nagu vaimujõud ikkagi saab, eks vaimujõud, et sa võtad nagu selles mõttes ikkagi, et sa teed selle ära. Ja no viimane selline aeg mu elus oligi siin nüüd tegelikult mingi märtsis on ju, või aprillis jah. Ja väga raske oli, ma mõtlesingi, et ma suren ära. Issand, no vot see oli küll raske. Ja, et ma selles mõttes mõtlesin, et nüüd ongi kõik, mul on nii valus, mul on lihtsalt nii valus, et ma suren vist ära, ma ei suuda seda vastu võtta, ma ei suuda seda aktsepteerida ja see võttis mul ikkagi see protsess aega selline nagu kuu aega sügavat üksildus selles suhtes, ma ise valisin selle mitte üksilduse, vaid üksinda olemise. Et ma valisingi, et ma seal baalil olin ja kolisingi džunglisse üksinda täiesti eemale ja olingi looduse keskel. Väikeses mingi bungalos on ju. Loomulikult minu töö on selline, ma pean seda ikka tegema, ma pean kokku võtma. Mul ei ole sellist asja, et ma saan täielikult lebosse visata on ju. Aga ma läksingi nagu nendest, see valu oli nii suur hinges või nagu kehas, mida see hing nagu väljendas. Vaid ma lihtsalt olingi mitmeid nädalaid lihtsalt iga päev täiesti ära rutatud, täiesti pikali voodis. Ja mõtlesin see, et ma kirjutasingi üles, et Moona vaata tagasi hiljem. Nagu ma kirjutasingi, et ma lihtsalt ei suuda enam seda nagu händlida, ma tahan lihtsalt nagu ära surra. Ma ei taha enam nagu selles valus olla. Ja läksin sellest nagu valust läbi. Issand ja thank God, et ma seda tegin. Sellepärast, et peale seda tuli väga suur kasv minu enda personaalses olemises ja elus. Väga palju mingid järgmise taseme teadmisi, väga palju enesekindlust ja aru saama, nagu enesekindlust just selles osas, enda usaldamise osas. Sest et väga raske oli selles raskes olukorras, mis mul oli ennast usaldada, sest see oli mõistusel täiesti ebaloogiline. Aga ma usaldasin seda sisetunnet, seda kehatunnet on ja läksingi sellest õudsest pool surmast läbi ja võib-olla päris surmast, mina ei tea. Ja praegu vaatan tagasi, mõtlen, it makes sense nagu. Ja. Täiesti kriisi, kuidas need kõige hullemad kogemused nagu meid panevad nagu me paneme meelega vaata ikkagi hinnangud, et see, et ma nüüd hakkan surema, see on nagu nii paha, sest me tahame tunda vaata, et kuidagi see on nii triki asi, et me tahame tunda neid nagu häid, nagu head tunnet kogu aeg. Aga samas nagu võib-olla kui me ei paneks seda hinnangut, et okei, et ma praegu mul on nii kehv olla, aga see on okei, sest millegi jaoks on see, et vaata jälle, kui me selle meele ära trikitaks, kui me paneks oma fookuse sellele hoopis, et siit tuleb nüüd mingi hea asi, et ma nagu kannatan selle või ma lihtsalt olen selles, praegu on lihtsalt selline periood, mu energia on lihtsalt selline nagu, sest mul oli enda täpselt samamoodi. Et ma siin seda podcasti teen, oligi see, et ma elasin midagi nagu sellist nagu enda jaoks väljakutsuvat läbi on ja mis andis mulle sellise jõu. Issand jumal. Nüüdrult taipamine ja annabki jõu. Ma väljendakski seda sellega, et aga selles hetkes ma olin hästi teadlikult selles sees. Ma teadsin, et peale seda tuleb nagu jõud. Okay. Ma ei olnud seal, et oh my god, miks minuga nii juhtub. Mis nüüd halvasti, et ma teadsin väga hästi, miks see nagu on oluline. Aga ma ikkagi küsisin ka inimeste abi, et ma ei saanud üksinda hakkama, et mul oli ikkagi vaja mingisugust tugevat nagu paari tugevat isiksust kõrvale, kes aitasid mul sealt nagu läbi manööverdada. Minu meelest see on hästi tänuväärt, et kui on olemas kõrval keegi, kes sellistes olukordades veel innustab nagu takka, et sa saad hakkama, et ma olen siin, aga sa saad hakkama ja sa lähed läbi ja niimoodi on ju. Et ei võta nagu seda nagu vastutust ja kogemust nagu ära, aga ta lihtsalt hoiab sulle nagu ruumi. Ja jälle räägime loodusest, siis tegelikult suurim toetaja oli loodus. Mina tajun ka, et kui ma nüüd mõtlen, siis mida ma tegingi, oligi see, et ema palusin abi.
sest mul oli füüsiliselt nagu haigus ja mul ei olegi nagu sellist kohta, et ma kuidagi, mitte et ma oleks nagu meditsiini vastu, aga ma ikkagi esialgu, ma tean, et ma saan ise hakkama päris paljude asjadega ja minu reaalsus ongi juba see, et kui ma tõesti ise enam hakkama ei saa, siis on ju. Ja siin ka ma palusingi abi, ma tegin koostööd maaemaga ja siis ma läksin veel nagu randa. Ma olin lihtsalt seal liiva peal ja siis kogu päikest palusin ja siis ka nagu, et lihtsalt see, nagu see viirus võetaks mu kehast nagu läbi, sest mul oli hästi kiiresti terveks saada ja see toimis kõik. Sest mul ei olnud aega olla selles ohvris, mõelda väga, mis ma teen, mul oli vaja võtta oma vägi ja teha see ära, sellepärast et mul oli vaja kiiresti seda teha ja see toimis. Ja pärast ma nägin, et sain aru, et okei, et oleks mul olnud aega, siis oleks võib-olla seal pikemalt on voodis on ju. Aga et ma sain jälle läbi oma kogemuse ja huvitav see, et meil võidakse rääkida küll, aga me saame selle sisemise teadmise läbi oma kogemuse. Alati. Ja, et miks peab kõike nagu ise läbi? Kus me see, et läbi enda keha nagu seda peab kogema. Ja. Mis sa tajun ka seda? Tead, ja ma olen mõelnud veel, et ma olen kuidagi nagu hästi, mul on see kutse hästi, et inimesi nagu loodusega ühendama viia. Et läbi sest kongi on ju, et hakata nagu tegema selliseid nagu gruppidega minna lihtsalt, et inimesed saavad pikutada looduses ja et kuidas nagu, kuidas seda kogeda, siis mul on isegi niimoodi, et mul on nagu täpselt nagu sammud antud ja mul on lindistatud üles, et kuidas seda ühendust teha. Et mul on nagu selline idee, et äkki sinul on veel nagu mulle siin peegeldada mingeid selliseid kohti, et kuidas sulle see tundub või kuidas seda võiks veel teha ja kas sinu arvates oleks see võimalik? Kongiga loodusesse. Kongiga looduses ja siis nagu selle loodusega ühendamine läbi selle, et ongi see, et kong siis rahustab selle närvisüsteemi, puhastab seda mentaalsust, et sa ei suuda nii palju nagu enam mõelda, sellepärast et ajulained lähevadki nagu sinna alfasse, deltasse. Et mul on selline mõte olnud. See on väga hea mõte ju. Tundub hea mõte, et ma tean ju, et see on hea mõte, on ju, aga vahepeal on see, et lihtsalt, et keegi veel väljapoolt nagu kinnitaks. Ja mis sa arvad, et kui sina nagu tunnetad, et kuidas see võiks veel välja näha või mis sa arvad, et läbi oma kogemuste, et mis etapid seal oleks oluline teha, et kui nüüd inimesed kuulavad seda ja neid võib-olla kõnetab, et mis võiks olla see perspektiiv sellel inimesel, et kes üldse võiks nagu tulla sinna. Esiteks on see, et seda huvitab, on ju. Siin ma arvan, et mina ei saa midagi öelda, see on sinu looming. Jaa, okei. Jaa, ma tajun seda. See on sinu looming. Jaa, äge. Aga see on väga äge idee. Jaa, ja see on ka nii hea tagasiside peegeldus, et see on minu looming. Jaa. Aga aitäh selle eest, et sa tunned ka, et see on nagu hea idee, sest et selliseid nagu samme teha on ju selliste teistsuguste asjadega võiks ütleks välja tulla. Et see nõuab natuke julgust, ma tunnen. Seda julgust mul on, aga lihtsalt ma pean lihtsalt ka kokku võtma ennast selles mõttes, et seda ära teha. Ja ongi läbi, nagu see enne ka rääkisime, läbi enda kogemuste saame kõiksugu taipamisi niikuinii on ju. Et paljus asju me peame ikka lihtsalt tegema, et saada kogemust. Ja siis me niikuinii teame. Siis me tunneme, vaata. Ja isegi vaata, kui vahepeal on ebaõnnestumised, siis see ei tähenda midagi. Me oleme jälle oma meelega hinnangud, et nagu
et kõik peaks nagu alati hästi minema, aga samas kõik ongi kogemus. Et kui nagu tekiks see ruum, et nagu ei anna nii palju hinnanguid, vaid lihtsalt sa koged nagu igasuguseid kogemusi. Ja just, ja endale mitte hinnanguid anda. Ka, me räägime alati teistele, mitte hinnanguid anda, aga endale ka, et kui keegi teine näiteks failib, siis vaadata, et ei vaata ju, tihti peale ikkagi kipume ennast nagu maha parseldama, kui midagi läheb pahasti, mingi failimine on või kõik ei lähe nii, nagu me enda peas ette kujutasime, et tihti meile ikkagi tulevad need kogemused, need, mida me vajame, mitte need, mida me nagu endale loome enda peas, et see pea on ta võib igasugu asju luua, igasugu lugusid, igasuguseid eelduseid teiste kohta, enda kohta, kõikide asjade kohta, mis me korraldame, siia maailma loome, aga vähemalt minu kogemuselt ongi niimoodi, et midagi luues tulebki lihtsalt esimene samm teha, et võib-olla on hea kuulajatel ka või selles kohas, et kui tahaks midagi luua, aga tunne on siuke, et pole piisavalt hea, pole piisavalt teadmisi, ei tea, kuidas teha, äkki inimestele ei meeldi, siis esimene samm lihtsalt ära teha ja siis saamegi selle kogemuse, mis on ka hästi täna kõik voolab nagu kokku, et saamegi selle kogemuse ja läbi selle kogemuse saame teha, nagu see lumepall hakkab veerema. Et muidu me saame ju kogu aeg nagu mõelda ette igasugu asju enda peas, aga tegelikult siis päris kogemust ei saa. Aga me mõtleme ette selle mineviku kogemuste põhjal, siis me ei ole olevikus, siis need hirmud ja kõik asjad on nagu meil tulevad sealt nagu minevikust. See on jumala hea point praegu, et ongi see, et me tahame olla nii tulevikus kui minevikus ja siis ongi need nagu tõmbavad meid sinna kookumisse, sest minevikus on võib-olla mingid nagu alateadvuses mingid kogemused, kus me oleme failinud, ja me kardame seda sama kogeda. Aga kui me tõmbame ennast nagu kokku see olevikku, siis siin on ju kõik võimalik. Lihtsalt see, et milline sinu energia on, su enesekindlus, et sa lood selle ära nagu selles kohalolus. Ja see praeguse hetke kuidas öelda, energeetika, ehk siis minevikus, kui midagi on failinud, siis oli teine inimene, kes seda tegi tegelikult. Et praeguses hetkes on hoopis nagu teistsugune inimene, rohkem kogenud inimene kui minevikus. Ja ma näen ikkagi neid failimisi niimoodi, et kui hetke olukorras võib tunduda hästi õudne ja paha ja peab tegelema mingise jamaga, vahepeal kui on mingi failimine, peab tegelema jamaga või lihtsalt on nagu seesmine mingine protsess, siis tegelikult need õpetavad kõige rohkem, et tulevikus enam selliseid asju ei juhtuks. Ja ma usun, et kõik asjad, mida me teeme enda keskmest ja kõik asjad, mida me teeme puhtast kohast selles suhtes, et kui ma räägin ka näiteks ruumi hoidmisest, et ei toimu seda, et selles suhtes puhtast kohast, et mina olen justkui nagu tühi mingi toru ja ma ei projektseeri enda hirme või enda nagu asju ruumile peale, vaid olengi ühenduses endaga ja teen seda midagi ruumile ühenduses endaga. Ja selles suhtes, et ei ole nagu liiga enda peas, vaid enda hingega, võib niimoodi öelda, et ühenduses enda hingega, siis ei ole vaja hiljem ei mingit tagasiside ja ei ole vaja ka midagi karta, sest kõik, mida ma teen, on tegelikult tõde praeguses hetkes vaata. Et ei ole õiget või ei ole vale, vaid on see nagu tõde või see missiooni täitmine justkui, ma tajun. Ja, et see õige või vale, see tuleb ka jälle läbi pea, et kui sa suudad nagu kõik need kihid nagu kõrvale panna ja sa suudadki olla lihtsalt see, et sa oled see vaim, kes seal nagu tegutseb, on ju see suur tark, on ju. Ja kõik need sellised madalamad on need inimese tasandi mingid kihid, siis sina oledki see nagu jumalik, nagu see olend, kes praegu jagab seda ruumi. Ja see ongi nagu kõige ilusam ja kõige õigem. Aga kuidas seda nagu, et see ongi see, et kuidas sa suudad nagu tulla sellesse enda keskmesse. Mina nagu tajun seda niimoodi, et ma olen nagu siin suvel saanud seda kogeda. Ja
Kas sinul on seal mingid hirmud või mis nagu üles tuleb sellega? Tead, ma tajusin hästi, et tulebki inimese tasandi ärevus, ego kaitse. Aga ma saan aru, et need on lihtsalt mingid programmid, mis kehas on veel, mis on vaja ümber teha. Ja kui sa ennem rääkisid, siis mul tuli see küsimus veel, et mina hästi tajun seda, et ma sain üldse hakata kuhugi liikuma, kui ma hakkasin vabastavas hingamises käima, oma hingeenergiat puhastamas. See tähendab seda, et mingid traumaenergiat kehast vabastama, mingid madalaid energiaid ennem kehast vabastama. Et vaata, kui me räägime, et tee ära ja loo, on ju, kas sina oma teekonna oled tajunud, et sa oled ennem pidanud nagu tegema mingit sellist, ütleme musta tööd ära, kui sa oled saanud hakata midagi looma, sest muidugi võib-olla see inimestel erinevalt, et võib-olla kellelgi ei olegi nagu nii palju traumasid või mis see minevik on ju eelmiste elude kogemused, aga vahepeal ongi see, et need programmid on nii kuidagi tugevad, et mina tajun nagu niimoodi, et inimesed ei saa kuidagi, et need madalad programmid hoiavad neid nii ohjes, et isegi seda vaimujõudu, just ma tajun seda, et ma nagu hakkasin oma vaimujõudu sellega nagu tugevdama, et nagu seda hingeenergiat puhastama, et see vaim saaks tulla siis teha oma loomisi. Et kas sinul on ka niimoodi, no muidugi sina teed ju selles mõttes kehatööd on ju, et see samamoodi puhastab seda hingeenergiat. Aga kas sa oled nagu ise nagu teadlikult märganud ka seda, et sa oled pidanud enne midagi tegema, et luua nagu suuremaid asju reaalsusesse? Kuidas sinu teekonnal on olnud, et kui sa nüüd tagasi vaatad, et kas sa teadlikult hakkasid enda energiaga tööd tegema? Vaata, ma alustasin ettevõtlusega, kui ma olin 16. Ehk see oli 11 aastat tagasi. Ma hakkasin tegema, või juba siis nagu võtsin vastutuse selle eest, et ma pean hakkama ise raha teenima ja nagu on service olema inimestele, tegema midagi inimestele, et anda ja saada vastu raha ka, energiat ka või luua enda elust läbi selle. Ja kui ma vaatan praegu tagasi, näiteks Mokafiti asutasin 4 aastat tagasi, täiesti nullist ka. Ja praegu on selline aasta aeg olnud fookusretriidid ja rääkimine ja jagamine infot sellest, mis ei ole, mis läheb ka sügavamale füüsilisest kehast. Aga ma ütlen, et kogu loomeprotsess on töö endaga. Et kui ma vaatan tagasi, siis ma ei teinud teadlikult mingisugust, et nüüd mul on midagi valesti ja katki ja mul on nii palju traumasid, mul on täiega palju traumasid. et ma nagu teadlikult ei läinud, et ma pean selle ära lahendama, et siis seda teha või ma pean enda mingi daddy issues ära lahendama, et mehe endale võtta või mida iganes. Et kuidagi iga aasta ikkagi mingi kiht tuleb uuesti ülesse kuskilt ootamatust kohast. Ja ma olen kuidagi lahti lasknud selle, et ma pean kogu aeg ennast mingid kihid parandama, et teha midagi, vaid ma teen. Ja seal taga on hirm ja seal taga on igasugu enese kriitikat ja enesest kahtlemist ja enesega pahasti rääkimist ja minu iseenda ebakindlusi, et kõik need asjad on seal alati olemas. Aga ma ei tea, mul on alles 27, aga elukogemusega võib öelda küll seda, et tegelikult mitte kedagi ei huvita. Tihti me kardame, mida me kardame, teiste inimeste kriitikat, teiste inimeste arvamust, et mida muud me tegelikult kardame. Aga kes mida hullult arvab, et isegi kui keegi midagi arvab, siis ta võib ju nii arvata. Et ma kuidagi olen lahti lasknud sellest, et mina ei pea midagi tõestama. Ja kui keegi midagi minust arvab, mis ei ole minu jaoks tõde, siis ta võib niimoodi arvata. Aga et ma ei ole, eks ma teen endaga kogu aeg tööd, aga ma tunnen, et ettevõtlus on olnud üks väga suur osa minu enda enesetööst ja intuitsiooni ja tajude kasvatamisel ka. Hästi suur.
okei, et siis ikkagi niimoodi, et sina ennem pigem hakkasid lihtsalt, sa hakkasidki ettevõtlusega tegema, aga samas see oli kogu aeg on ju läbi selle sa oled nagu ikkagi pidanud enda energiaga tööd tegema. Muidugi, et tegelikult ma teen nagu enda energeetilise keha puhastusi igapäevaselt ja igapäevaselt lahtiühendamist teistest inimestest. Mitte pahatahtlikult, aga lihtsalt, et ma oleksin hästi teiste inimeste mõjutuste vaba. Seda ma teen igapäevaselt mitmeid kordi ja ma teen maandavaid enda visualiseerimise praktikaid, meditatsioone. Ma annan maale ja ma võtan maalt, kui ta annab ja puhastan läbi selle enda energeetilist välja. Aga see ei ole midagi, mida ma teen niimoodi, et ma võtaks endale tunde aega või et ma istuksin selles Buda asendis vaata, et ma teen seda täiesti suvalistel hetkedel. Jaa, sest sul on juba see programm. Jah, just nagu programm, et ma teen seda, kui sa küsisid, see ei tulnud isegi mõttesse, sest et see on hästi loomulik ja hästi normaalne. Tead, ma küsisin seda sellepärast ka, et ma tean nagu, mul on oma elus nagu inimesed kõrval, kelle väärtust nagu mina näen, kelle potentsiaali, aga noh, ma olen teadlik sellest, et ongi programmid on ju, aga ma mõtlen, kuidas nagu, et ma lihtsalt nagu oma kogemused näen, et mind aitas see vabastav hingamine, kindlasti ma oskan näppu sinna peale panna. Mind on ka väga aidanud hingamine. Jaa, et neil ei ole seda jõudu, et need programmid on nagu nii hoiavad vaata, et nad noh, ma isegi ju tajun, et kuidas nendest läheb, et see on nii keeruline, et ongi, need on nii kehas sees on ju, et kus see jõud võtta, et siis ongi võib-olla seda soovitada, et mina oskan lihtsalt oma kogemused seda soovitada, et mul on see vabastav hingamine, see annab nii palju seda elujõu energiat, et tuleb nagu see energia tuleb taha, et sa saad nagu lisaenergiat hakata tegema neid asju, et nagu upgrade'ida oma elu ja looduses käimine ka lihtsalt nagu paluda, et isegi kui ei usu nagu, et need asjad toimivad ja võib-olla ei ole seda kontakti, sellepärast et ongi emotsionaalselt nagu ebastabiilsus on ju, siis lihtsalt nagu teha seda kogu aeg ja räägin endale ka praegu siin on ju, et ja lihtsalt nagu teed ja hakkad tegema. Ja see hakkab veerema. Ja hästi oluline asi, mis ma toon ka välja, mida alahinnatakse, on treenimine. Et hästi oluline, et see toodab meil ka õnnehormooni väga kiirelt ja ta koheselt tõstab meeleolu. Ta koheselt tõstab nagu energeetilist sagedust meie kehas, kuidas me ennast näeme, kuidas me ennast tunneme ja mida paremini me ennast tunneme, isegi kui peegelpilt on sama, siis me näeme ennast ilusamana, me näeme ennast targemana, me näeme ennast võimsamana. Et tõesti, et kellel ei ole seda treeningharjumust 20 minutit, 15 minutit päevas, et me ei pea seda tegema selleks, et kaalu alandada või kõhulihaseid saada, vaata. Et see on selline alahinnatud asi minu meelest ja väga paljud inimesed lihtsalt ei treenigi, ei teegi füüsilist aktiivsust nagu trenni kujul, vaata. Ja absoluutselt tead, mis ma praegu nagu kuidagi tunnen, et kui ma sinuga nagu ühendusin siis sotsiaalmeedias on ja, siis ma tegelikult sinu energia juba hakkab mõjutama. Sest mul ei ole praegu teisi inimesi ümber, kes nii väga treeningutest nagu oleks seotud on ju. Ja ma olen lihtsalt nagu võtnud praegu, et okei, et ma olen olnud väga nagu olen teinud hästi trenni on ju. Ja siis mingi hetk nagu peale lapse saamist nagu jäi see ära. Ja nüüd ma tajun seda, et ma olen hakanud käima lihtsalt nagu rattaga sõitmas ja mul oli siin üleeile kogemus, ma käisin rattaga sõitmas ja siis ma läksin metsa ja ma lihtsalt istusin ja ma lihtsalt võtsin vastu infot. Ja mul tuli selline taipamine, et see, et on veel see füüsiline liikumine, see füüsiline koormus ja siis nagu see metsasse, et see on nagu hoopis teise nagu tasandi asi. See on juba kehas. Treeninguga me saame kohe kehasse. Et kui oleme mõistuses, treening kohe võtab siin, hea näide, aga
mina teen seda nii, et kohe olen kehas ja sa ütlesid, et teise tasandi ühendus loodusega. Sa oledki kehas, sa juba oled looduses ja see ühendus tekib kiiremini vaata, võib-olla. Ja. Ma hästi tajusin seda, ma märkasin, see oli mul uudne kogemus ja ma nägin, et see on teistmoodi. Ja ma sain aru, sest ma tulin just rattaga sõitmas, ma võtsin rattaga metsa, et ma sain aru, et see on täpselt sellest, on ju. Et väga hea, et sa teid seda sisse, et ongi füüsiline liikumine ikka. Ma tunnen kohe, et ma ei ole väga palju teinudki ja ma tunnen kohe, et see on nagu, aga mul oli täiesti, ma nägin, kuidas see programm, see hoidis mind pool aastat. See hoidis mind niimoodi rakkes, et ma teadsin, et see on programm, sest ma olen Kristiina käest õppinud, ta mulle hästi, nagu ta meile hästi nagu seletanud, kuidas need asjad käivad. Ja ma ei suutnud ja mul ei olnud seda vaimu jõudu, et hakata. Ja siis ma ei tea, mis nagu, oligi siis see haigus on ju, kus oli nagu väga lõu ja siis tuli see jõud. Ja nüüd ma näen, et kui palju nagu on muutunud. Tõesti on. Ja, nii äge, väga tore. Mul tuli üks siukene mõte ka siia tegelikult, et kui küsida, et okei, kust leida seda jõudu või mingi asi see ütleb, tahaks sinna suunas minna või seda hakata enda elus looma, näiteks see läheb veits teemast mööda. Aga et kui meil ongi nagu comfort olla, et kui mina enda kogemusest räägin, et minu jaoks ebamugavus elus on olnud edasi viiv jõud. Et mul ei ole olnud väga tihti, kui mul on olnud täitsa ebamugav olla, vaata. Et siis peab lihtsalt midagi muutma, aga siis võib vaadata tagasi, miks minul kogu aeg pahasti juhtub või miks minul ei olnud seda ja seda, aga väga õnnelik olen selle üle, et me saame valida, et kas me jääme sinna ohvri rolli ja kanname seda ohvri rolli endaga kaasas ja ei muuda enda tulevikku, enda reaalsust või siis me lükkame selle vastupidiseks, kasutame seda paha, mis on juhtunud, on ju nagu tõukeks. Ja siin ka, et kas me võtame sellest pahast siis paha kaasa või me võtame nagu selle hea sellest olukorrast, et igas väga halvas asjas on ikkagi hea ka. Ja tead, praegu tuli meelde, et mul kunagi üks tuttav küsis, et aga kui mul on kõik okei, et mul ei olegi nagu midagi väga hullu, et mul on nagu, mul on hästi. Et miks ma peaks üldse endaga tegelema? Oli see küsimus. Et miks siis nagu okei on, et... Hästi peagi. Jaa, et võib-olla nagu, kui nüüd toetada Kristiina infole, siis hästi palju selliseid küsimusi on saanud vastuse ja me kõikidel ei peagi olema nagu iga elu nagu hästi suur areng, vaid võib-olla sinu nagu oli eelmises elus areng ja see elus oledki lihtsalt nagu tund chillima ja nautima. Ja see ei peagi kogu aeg tegema endaga tööd, aga sa tunned ära selle hinges, kui sa nagu tahad nagu kogu aeg edasi liikuda. Et sulle ei anna rahu nagu sisemine, su vaim ei anna rahu, sinu elu eesmärgid on teised. Et ja ma olen ka seda mõelnud vahepeal, et miks mul ei ole mingid sellised, kuigi mul ei ole midagi hullu, aga vahepeal on see, et nagu miks minul sellised väljakutsed on. Aga samas nagu see teebki tugevaks, see teebki teadlikuks ja enamus aega on ju nii hea elada, on ju. Ja meil ei anta kunagi rohkem, kui palju me ei jõuaks kanda. Arvan ikkagi, et meile antaks täpselt nii palju, kui palju meil on vaja. Et see elukene annab niimoodi. Liiga palju ei ole ja kui tundub liiga palju, siis tegelikult ei ole. Jah, nagu tundub. Jaa, äge. Aga äkki siis tõmbamegi siit poolt kokku, me oleme juba tunnikese rääkinud. Ma olin tänulik Moona, et ma saime kokku ja ma olin tänulik, et vestlusest ära jäi, sest mul on tunne, et me saime palju autentsemalt kuidagi rääkida ja võib-olla see vestlusõhtu tuleb kunagi hiljem, aga niipidi siis olema. Ja ma olen nii tänulik, et sa oled lihtsalt selline energiaruum, nagu sa oled, puhas, hoia enda seda kohta, puhasta kogu aeg enda energiat, see on nagu sinu sotsiaalmeediakanalist on ka näha, et sa oled selline iseteadlik ja selliseid inimesi meil on vaja, mitte kopeerijaid, vaid neid inimesi, kes oma seda vaimujõudu nagu arendavad, sest meil on tõelisi meistreid vaja.
meil ei ole vaja pinnapealseid õpetajaid, meil on vaja neid inimesi, kes oma energiaga on lihtsalt nagu ära teinud selle töö, et see ruum, kus sa lähed, see ongi lihtsalt tervendav. mina nagu tunnen seda, et kuidagi aitäh Kristiinale, et temal on tõesti eeskuju, et see puhas armastuse ruum ja ma tunnen, et kui me tahame tõesti elus midagi ära teha, siis ongi see tegelikult enda muutmine, enda programmide nagu muutmine. Ja sa oled nagu hästi suur eeskuju selles suhtes, et hoia seda oma keset, oma kohta ja ole eeskujuks ja ma loodan, et tõesti, et see vestlus nagu kedagi väga sügavalt puudutab, avab mingid sellised uued kohad, lihtsalt, et mingid asjad nagu saavad eest minna, et saab ka mingit jõudu, et teha mingi samm, et tõusta nagu iseendana. Vot, aitäh teile. Aitäh sulle. Ja hästi ütlesid, et meil on vaja meistreid. Et mul on väga hea meel, et Eestis, mul tuli kananahk selle peale. Eestis on palju meistreid. Et ma olen nüüd see suvi ühendunud 2 meistriga ja ma olen väga ettevaatlik. Ka mul on selline aukartus nende ees, et tõesti näegi, et ongi meistrid ja ongi ise enda info jagajad ja enda tões vankumatud seisjad. Nad on olnud minu jaoks mulle väga suureks inspiratsiooniks olla ise enda tões vankumatult. Et ma olen ühes seda mujal maailmas kogenud, ma olen seda Eestis kogenud, et näinud selliseid mitte pealiskaudset tilulilu, vaid vankumatut sükest nagu kindlameelsust. See on hästi äge. Aitäh sulle ka väga suur aitäh. Aitäh mind kutsuma. Nii tore. Tšau. Tšau, tšau.